tehti mitu ehtees. Uskon ikka igihaljas, teades ta ei ole paljas, ta ei oska lenkida ja on kuuske ehtida. Uskon ikka igihaljas, teades ta ei ole paljas, ta ei oska lenkida ja on kuuske ehtida. Tere päevast, kallid inimesed, ja tere tulemast siia Mektori stuudiosse, lugupeetud juhatus, arstid ja õendustöötajad ning austatud tugipersonal, armas Ida-Tallinna Keskhaigla pere. Minu nimi on Mart Mikk ja mul on hea meel tervitada teid kõiki suurepärasel põhjusel. Ida-Tallinna Keskhaiglal on kujunenud välja tore traditsioon tunnustada igal aastal oma silmapaistvamaid töötajaid ja seda teeme juba 16. korda. Tunnustame ja täname neid, kes on oma tegevusega 2020. aastal enim silma paistnud. Ja anname sõna tervituseks juhatuse esimehele Ralf Allikveele. Ralf, ole hea. Hea haiglarahvas. Haigla 235 tegutsemise aasta hakkab lõppema. Oleme jõudnud selle aasta viimasesse kuusse ja nagu meil ikka on heaks tavaks olnud, peame meeles oma parimaid ja ühtlasi teeme ka kokkuvõtte sellest, kuidas see aasta on meil läinud. Aasta on olnud väga iseäralik, väga pingerohke, kuid peab ütlema seda, et me oleme endiselt olnud tublid, me oleme toime tulnud kevadise viirusega ja ma väga loodan ka seda, et me tuleme toime nüüd ka sellel sügistalvel. Jah, see aasta on natukene teistmoodi, kui on olnud kõik eelnevad. Kuid inimene harjub ära, inimene peab leidma võimalusi, kus tunda rõõmu, kus taastada ennast, kus olla koos oma lähedastega. Need jõulud tõenäoliselt tulevad meil natukene tagasihoidlikumad, kui nad on olnud eelnevatel aastatel, kuid vaadates ajalugu, tõenäoliselt meie eelkäijatel on küllaltki palju olnud neid jõule, kus ei ole mitte niivõrd pidulikud, vaid see on eelkõige perekeskne. Ma tahaks soovida meie parimatele, kõige paremat teistele, et nendel on ka alati võimalus saada parimateks. Ja kui vaadata veel selle aasta erinevust, siis esimest korda me anname välja auhinna parimale meeskonnale, parim tiim, kellel on olnud väga oluline roll meie haigla selle aasta tegutsemistes. Ja tänu kellele tõenäoliselt meil õnnestus ka kevadel ja õnnestub nüüd ka sügistalvel COVID-iga probleemid lahendada. Aitäh teile veel kord kõigile selle suure töö eest, mis te olete teinud. Üritame seda, et haigekassa lepingu suudame võimalikult ligilähedaselt täita. Aga eelkõige tahaks soovida teile, hoidke iseennast, hoidke oma ümbrust ja tundke rõõmu sellest vähesest, mis meil on antud ja tundke sellest rohkem rõõmu ning ühtlasi, kellel on võimalik tähistada jõuluaega. Tähistage ja taastuge, saadame ära selle aasta ja uuel aastal läheme edasi nii, nagu see haigla on alati läinud. Iseseisvalt, julgelt ja selliselt, et oleks patsientide usaldus ja inimesed tahaks siia tööle tulla. Aitäh teile! Suur tänu sulle, Ralf, ja hakkamegi siit stuudiost tunnustama kõige parimaid. Esmalt ajakirjas Eesti Arst 2019. aastal ilmunud parima haigusjuhu kirjelduse autorite kollektiiv. Haigusjuht kannab pealkirja Põrnarebend, vastsündinu hemolüütilise tõve harva esinev eluohtlik tüsistus. Haigusjuht ja kirjanduse ülevaade, mille on koostanud Imbi Eelmäe, Hans-Erik Erlich, Reet Kikas, Eda-Ann Värimäe, Mare Lintrop, Liis Salumäe ja Tuuli Metsavaht.
Palju õnne teile! Kallid sõbrad, iga 2 aasta järel on meil au üle anda ka doktor Väino Tupitsa nimelist preemiat. Selleks anname sõna doktor Tupitsa perekonna esindajale, härra Tõnu Tupitsale, palun. Väino Tupits, kes oli Ida-Tallinna Keskhaigla arst ja peaarst, mälestusfondi moodustasid meie pere ja isa lähedased meedikutest sõbrad eesmärgiga märgata Ida-Tallinna Keskhaigla inimeste tööd ka siis, kui ise ilmtingimata arstiabi hetkel ei vajata. Tervishoiutöötajate töö on omamoodi kahju hüvitamine, mille on kaasa toonud hoolimatud eluviisid, õnnetused või, nagu sellel aastal, inimkonda ohustavad viirused. Just viimane on toonud varjust välja nende meedikute töö, kes meeskondade ohutust tagavad. Väino Tupitsa mälestusfondi stipendiumi selle aastast valikut iseloomustab elutöö märkamine, mis tavaolukorras ei asu eesliinil, vaid tagab eesliini töö turvalisuse. Tänan haigla juhatust, Eesti parima haigla hoidmise ja Väino Tupitsa mälestusfondi toetamise eest. Väino Tupitsa mälestusfondi nõukogu koosseisus Teet Lainevee, Peeter Mardna, Vahur Keldrimaa ja mina anname käesoleva Väino Tupitsa mälestusfondi stipendiumi summas 2000 eurot infektsiooniarst doktor Aino Rõõmule. Soovin teile kõigile kannatlikku aastalõppu perede keskel ja tervemat uut aastat. Aitäh! Palju õnne teile, Aino Rõõm. Teeme talle suure aplausi. Ja aitäh ka teile, Tõnu. Ja võitjale soovib omalt poolt tänusõnad öelda ka doktor Ralf Allikvee. Väino Tupitsa stipendium 4. kord tuleb meie haiglasse. Kui eelnevad 3 korda on see välja antud inimestele, kellel on olnud küllaltki suur osa haigla oma eriala arengus, siis käesolev aasta, kus on eriline aasta, on stipendiumi nõukogu meeles pidanud inimest, kes on andnud väga suure panuse selleks, et haigla suudaks nendes kriitilises rasketes olukordades normaalselt toimida ja normaalselt minna edasi. Kallis kursusekaaslane Aino, sinu panus on olnud tohutu. Sa oled sellel aastal avanenud uuesti ja üha uuesti ning haiglat oled sa aidanud maksimaalselt. On rõõm see, et stipendium on sinu, see on kiri, see on raha, aga haigla poolt sulle midagi, mis jääb alati meenutama seda aastat ja seda, mida oled sa teinud haigla heaks. Palju õnne Ainole ka siit stuudiost ja me küsisime temalt, milline on tema ameti kõige olulisem ülesanne, mis valmistab talle tema töös rõõmu, millised on kõige liigutavamad kogemused ja mida ta soovib oma kolleegidele. Kõige olulisem on leida see haiguse põhjus, mis antud inimesel nakkushaiguse tõi. Kõige rohkem pakub mulle rõõmu see, et arstitöö on kollektiivne töö, et seda tööd saab teha koos patsiendiga, koos töökaaslastega, koos kolleegidega ja selle kõige koostöö tulemusena tuleb kõige parem ravitulemus. Mida parem on koostöö, seda kiirem on ravi vastus ja seda parem on ravitulemus. Parimad hetked on alati koos laste ja lastelastega ja perega ja mis mulle kõige rohkem näiteks nalja tegi, et mu 5-aastane lapselaps ütles, vanaema, ma tegin sust portree, aga vaata seda, riided sul siin ei ole. Nii et see oli esimene aktiportree minust. Eelkõige koostööd, vastupidamist, eriti praegu COVID-i perioodil ja ikkagi seda, et jätkuks uudishimu. Kui jätkub uudishimu, siis on maailm tore ja avatud.
Palju õnne Ainole! Sel aastal kaitsti 3 korral ka doktori väitekirja. Me tunnustame eduka doktoritöö kaitsmise puhul doktor Kristiina Ojamaad teemal günekoloogiliste pahaloomuliste kasvajate epidemioloogia Eestis, doktor Maarja Hallikut teemal inotroopsete ravimite farmakokineetika ja farmakodünaamika vastsündinutel ja proviisor Kairi Marlen Antoniaki. Nii, siin on doktor Kristiina Ojamaa meiega. Kas te kuulete meid? Tere ja kuulen. Milles seisnes teie doktoritöö? No mina uurisin günekoloogiliste pahaloomuliste kasvajate haigestumust, suremust ja elulemust läbi siis mitme aastakümne. Et see teema tegelikult puudutab meie haiglat päris palju, sest meil on, nagu me teame, kõige parem ja suurem naistekliinik Eestis. Ja ma arvan, sellest tööst tuli ka täpselt välja, kui oluline meie töö on ja kui hästi me oleme arenenud ja kui head tulemused ma arvan, et paljuski tänu meie haiglale selles vallas on. Doktor Ojamaa, kaua see kõik aega võttis kogu selle töö tegemine? No minul võttis kaua. Mul võttis ikka päris kaua, et kuna ma otseselt täiskohaga doktorant ei olnud kogu aeg, siis ma alustasin tegelikult 2011 juba. Siis mul olid pisut teised mõtted sellest teemast, aga siis tänu meie teadusosakonnale suur aitäh neile kõik see 8 aastat selle abi eest, mis nad mind aitasid, kuidas nad mind juhendasid ja suunasid, et siis ma natukene muutsin seda teemat ja jõudsin siis jaanuaris siis kaitsmisele. Suur tänu ja palju õnne teile! Ja kuna doktor Hallik töötab sel nädalal koroonaosakonnas ja ei saa interneti vahendusel otse-eetris olla, siis kokkuvõtte tema doktoritööst on selline. Oma doktoritöös uurisin ma ravimite farmakokineetikat ja farmakodünaamikat intensiivravi vajavatel vastsündinutel. On ju selge, et ravimite sobivad doosid ja toimed ei ole sügavalt enneaegsena sündinud lastel esimestel elupäevadel ja nädalatel samasugused nagu suurematel lastel või täiskasvanutel. Ja meie uuringute tulemused annavadki selgust, millised on vastsündinute intensiivravis kasutavate ravimite sobivaimad doosid ja kindlust, et uuritud ravimitel on ka oodatavad toimed. Ja nüüd 3. doktoritöö kaitsnud on proviisor Kairi Marlen Antoniak teemal ravimite sobimatu annustamine langenud neerufunktsiooniga patsientidel. Palju õnne teile! Kairi Marlen Antoniak, mida teie tegite oma doktoritöö raames? Kui lühidalt see kokku võtta, siis mu töö jagunes 3 suuremaks osaks ja haigla seisukohast ja kliinilisest praktikast võib-olla kõige olulisem on osa, mis siis puudutas ravimite väljakirjutamise mustrit patsientidel, kellel on siis langenud neerufunktsioon või siis juba välja kujunenud neerupuudulikkus. Ja viisin oma uuringu läbi Ida-Tallinna Keskhaigla sise- ja kirurgiakliiniku 400 patsiendil ja kokku analüüsisin siis umbes 10 000 ravimiordinatsiooni. Ja lisaks siis sellele väljakirjustamise mustritele uurisin ma ka siis neid soodustavaid faktoreid, mis siis võivad viia sellele sobimatule väljakirjutamisele, ravimite väljakirjutamisele, et näiteks kas siis see võiks olla patsiendi sugu või tema kaasuvad haigused või siis ka näiteks patsiendi profiil või siis isegi ka haiglas viibimise kestvus. Kõlab väga keeruliselt. Kaua see kõik aega võttis? Kokku kuskil 3,5 aastat intensiivset tööd. Kairi, millised on teie soovid lõppevaks aastaks oma kolleegidele? Sooviksin kõikidele rahulikke pühi ja mõnusat uut aastat. Suur tänu teile, veel kord palju õnne. Ja enne veel, kui me asume haiglatöötajate tunnustamise juurde, soovime tänada 3 2020. aastal eriliselt silma paistnud haigla koostööpartnerit. Palume slaid. Professor Otto on meie haigla tõeline sõber.
Koostöö temaga on aus, otsekohene, üksteist austav ja lugupidav ja meie ühistegevuste ampluaa järjest laieneb. Kevadel organiseeris ta meie palvel kiiresti TalTech materjali kolleegidelt ekspertiisi parima antiviraalse materjali leidmiseks erakorralise meditsiinikeskuse turvalisemaks muutmiseks. 2019. aastal sõlmisime ainulaadse kolmepoolse koostööleppe virtuaalreaalsuse arendamiseks ja testimiseks taastusravikliinikus. Esimese projektiga virtuaalne supermarket oleme alustanud. Tema eestvedamisel on organiseeritud kirurgiakliinikusse 3D prinditud kontsluu implantaat vajalike 3D printimisel lülisamba kirurgiasse. Lisaks eelpool mainitule on ta ka oodatud arutelupartner ja lektor meie seminaridel ning konverentsidel. Järgmine koostööpartner. Aktsiaselts Chemi-Pharm. Chemi-Pharm on ITK hankepartnerina suutnud tagada haiglale kogu aasta vältel kvaliteetsed desinfitseerimis- ja puhastusvahendid. Vajadus nii Eestis kui maailmas Chemi-Pharmi toodete järele kasvas hüppeliselt, ent ettevõtte suutis hoida prioriteetsena Eesti haiglad ning oli meiega pidevalt suhtluses, et tagada piisav varu haigla töötajate ning patsientide kaitseks. Ja järgmine koostööpartner. See on härra Hendrik Illisson, aktsiaselts G4S turvatöötaja naistekliiniku erakorralises vastuvõtus. Hendrik Illisson töötas COVID-19 epideemia esimese laine ajal naistekliiniku erakorralises vastuvõtus. Ta on tuntud oma kiire ning paindliku mõtlemis- ja tegutsemisvõime poolest. Keerulistes oludes suudab ta alati säilitada rahulikkust, kainet mõistust ja leida kiirelt lahendusi ootamatult tekkinud olukordadele. Ta võtab oma tööülesandeid maksimaalse kohusetunde ja vastutusega. Hendrik oskab märgata ka neid nüansse, mis haigla personalile jäävad kahe silma vahele ja annab tagasisidet, et muuta teenust patsiendile patsiendisõbralikumaks. Kolleegid iseloomustavad teda nii. Kui valve alguses näed, et Hendrik on tööpostil, siis on teada, et naiste erakorralises osakonnas on turvaline ja rahulik töörütm ning klienditeenindaja saab keskenduda oma tööle, teades, et eesliinil töötab professionaal, kes toetab 100% meie haigla väärtusi. Me küsisime Hendrikult, mis on tema töös tähtis, mis on kõige põnevam kogemus ja mida ta arvab tööst ITK-s. Mina olen Hendrik ja ma olen G4S-i turvamees ja minu esmane ülesanne siin majas on aidata naistekliiniku vastuvõtutöötajaid nende igapäevases töös. Minu kõige liigutavam kogemus võib-olla sellel aastal oli see, see oli vist suve alguses, kui sünnitusmajast läksid välja kolmikud. Mul õnnestus sel päeval tööl olla ja sükst pilti ei näe küll iga päev, et päris lahe oli. Lisaks sellele, et mul on olnud võimalus siin majas olla ITK inimeste kolleeg, oli mul ka võimalus 2 kuud tagasi olla ITK ortopeedia patsient väikese traumaga ja kogu iseloomustus selle maja töötajatele oleks siis, et respekt. Aitäh teile. Aitäh sulle, Hendrik. Ja meie stuudios kõlab nüüd muusika. Siin stuudios on koha võtnud sisse tšellist Marcel Johannes Kits ja kõlab Johann Sebastian Bachi Giig.
Suur tänu, Marcel Johannes Kits. Ja nüüd on aeg asuda meie aasta töötajate tunnustamise juurde. Iga kategooria alguses vaatame kõigepealt ühe video, kus armastatud näitlejad kõnelevad patsientide sõnadega. Esimese kategooria nimeks on aasta puhastusteenindaja 2020 ja patsientide sõnu vahendavad Elisabeth Reinsalu, Märt Pius ja Andero Ermel. Tänu puhastusteenindajale. Soovin tagasisidet anda ruumide puhtuse osas. Olen mitmel korral märganud, et haigla WC-d on äärmiselt puhtad ja heas korras. Väga tubli ja kiitke oma koristajaid. Taaskord tõdesin tuntud tõde. Inimesed su ümber on oma olemuselt head. Soovin, et teie abivalmidus ja heasoovlikkus ei raugeks, sest töö, mida te teete, on väga raske. Palju jõudu ja tervist abistajatele. Hirm oli, aga kokku väga meeldiv kogemus, mis haiglas üldse olla saab. Vastuvõtus hommikul vara oli väga sõbralik ja rõõmus tädi ja palatis toimis kõik nagu laevaköögis. Väga professionaalne ja samuti sõbralik. Kõikjal valitses puhtus ja kord. Aitäh ja jõudu kõigile! Aasta töötajat välja kuulutama palume juhatuse liikme finantsjuhi Kersti Reinsalu. Kersti, ole hea! Aitäh! Minu kõigepealt siis kuulutan välja aasta puhastusteenindaja 2020 ja selleks on Jelena Suglobova. Palju õnne talle! Jelena on töötanud puhastusteenindajana juba üle 10 aasta, kuid meie haiglas on ta ainult aasta olnud, kuid selle aja jooksul on ta näidanud ennast väga professionaalse ning abivalmis kolleegina. Ta valdab kõiki vajalikke puhastustehnikaid ja on väga hea juhendaja ka teistele töötajatele. Vaatamata oma lühikesele ajale, mis ta on meil töötanud, oli ta väga julge ja ei peljanud minna tööle COVID-19 osakonda ning sai seal suurepäraselt hakkama ning andis suure panuse selle osakonna töösse. Aitäh talle! Aitäh sulle, Kersti! Ja vaatame, mida Jelena ise oma tööst arvab. Kuna Jelena pidas oluliseks anda oma mõtteid edasi võimalikult hästi, siis palus ta luba seda teha oma emakeeles. Ja küsisime, milliste mõtetega vaatab ta tagasi lõppeval aastale, mis on olulisim ülesanne ja erilisim kogemus tema töös. Главное в моей работе то, что я несу чистоту и порядок. В отделении у нас чисто, красиво, пациентам приятно. И также довольны мои работники, которые работают со мной в отделении. В центральной больнице я работаю не так давно, но мне здесь нравится то, что я работаю с пациентами, то есть с людьми, работаю в помещении и приношу порядок. В этом году я прошла колитасы, обучение. Мне интересно. Мне интересно работать в нашем отделении. Отделение у нас сейчас серьезное, у нас отделение COVID. И мне нравится и интересно работать. Я от души просто отдаю свою работу. Работая в ковиде, для меня это ответственная работа, и она интересная работа, потому что пациенты все у нас больные, тяжело больные, и с ними надо работать аккуратно и так, чтобы я не заразилась от них, и они были чистые. Palju õnne, Jelena! Ja järgmine kategooria on aasta klienditeenindaja 2020 ja esmalt kuulame, mida kõnelesid patsiendid Elisabeth Reinsalu, Märt Piusi, Andero Ermeli ja Mikk Jürjensi suude läbi. Tänu klienditeenindajale. Olin esmalt elus
nii üllatunud, kui head teenindust saab registratuuri töötaja pakkuda. Töötaja oli väga professionaalne, abivalmis, sõbralik ja lahke. Olin väga meeldivalt üllatunud. Aitäh! Soovin avaldada oma tänu väga hoolivale ja tähelepanelikule personalile. Vastuvõtt ja registreerimine oli kiire ja sujuv. Iga sammu kohta antud info oli arusaadav ja piisav. Tahtsin kiita kogu kollektiivi, kellega ma kokku puutusin. Kõik inimesed olid südamlikud ja meeldivad. Mõlemal korral, kui haiglasse pöördusin, oli tööl erinev vahetus. Tahaksin ka kiita klienditeeninduse prouasid, kes arveid väljastavad. Väga südamlikud ja soojad inimesed. Kogu olukord oli mulle väga raske, aga nii meeldivaid haiglatöötajaid pole mina varem kohanud. Aitäh neile selle eest. Kui kohe päris aus olla, siis me oleme emaga hämmingus, kui kvaliteetne, kiire, sõbralik ja professionaalne on teie maja teenindus. Ei ole lausa sõnu. Alustades telefonikõnest, lõpetades arsti vastuvõtuga, kust oli tunda sügavat hoolimist ja asjasse pühendumist. Mina isiklikult ei ole ammu tundnud ennast nii hoituna ja informeerituna. Tahan väga tänada kõiki neid inimesi, kes meiega täna tegelesid ja jätkake samas vaimus. Aasta klienditeenindajat välja kuulutama palume juhatuse liikme, õendusjuhi Ülle Rohi. Ole hea, Ülle. Aitäh. Aasta klienditeenindaja 2020 on Eerika Pall. Palju õnne! Eerika on meie juures töötanud 15 aastat. Ta teeb oma tööd südamega ning talle on oluline patsientide ja kolleegide rahulolu. Eerika on põhjalik, järjekindel, kohusetundlik, õpihimuline. Ta on avatud uuendustele ning toetab nende elluviimist osakonnas. Palju õnne! Küsisime ka Eerikalt, mis valmistab talle tööl rõõmu, mis teda liigutab ja mida tema soovib oma kolleegidele. Kuna ma töötan sünnitajate vastuvõtus, siis noored emad tulevad koos oma kaasadega sünnitama ja sellel ajal, kui ema on ämmaemanda juures, siis abikaasa on väga närviline ja siis tuleb teda lihtsalt temaga vestelda, teda natukene rahustada. Ta ei saa aru, miks tal nii kaua seal läheb, et miks teda sinna juurde ei lasta. Ja tekib ka muid küsimusi, kui kaua haiglas hoitakse, et kas see on normaalne, et mu naine praegu seal niimoodi häält teeb kõvasti, et äkki ta juba sünnitab ära ja ma ei saagi tema juurde. Teisalt jälle on rõõmus siis, kui see sünnitus on möödas, isa tuleb alla ja ütleb, et oi, kui tore, mul sündis poeg või tütar. Aitäh teile, et te olite toeks meile. Kui aastat alustada, siis 1. veebruaril sai mul 15 aastat töötatud Ida-Tallinna Keskhaiglas. Väga tore oli see päev, kolleegid pidasid meeles. Ja muidugi, kuna see aasta on selline pingeline seoses selle COVIDiga, siis nagu isiklikus elus siis nagu, et oli erakordne maikuuses, ma sain puhkust ja läksin 8 nädalaks Haapsallu ja Haapsalus siis oli ka see seekordne puhkus nagu erakorraline, kuna rahvast oli vähem, ma olin vahepeal mõned päevad päris üksi selles spa-laines. Kolleegidele sooviksin öelda ikka, et rahulikku meelt,
leidke igast päevast killuke päikest ja tugevat tervist. Kogu südamest palju õnne, Eerika. Me tunnustame sel aastal eriliselt silma paistnud sekretäri ja kuulame, mida rääkisid patsiendid näitlejate suu läbi. Tänu sekretärile. Soovin südamest tänada sekretäri ülimeeldiva, sõbraliku ja hooliva teeninduse eest. Selliseid töötajaid tuleb hoida. Olete parimatest parimad. Te soovite pakkuda kõrge kvaliteedis terviseteenust koos võimalikult hea teenindusega. Aga seda teie ju teetegi. Te soovite patsiendi arvamust. Teretulnud on teile nii positiivne tagasiside kui ka negatiivsed märkused. Positiivseid emotsioone ja väga sõbralikke ning naeratavaid meditsiinitöötajaid, personali, kohtab siin haiglas igal sammul. Jäägu püsima naeratus teie huulile. Olge ikka sama sõbralikud ja tublid ka edaspidi. Daamid ja härrad, aasta 2020 sekretär. Nominendid on sisekliiniku assistent Sinika Jarinen, kirurgiakliiniku osakonna sekretär Eve Possul, osakonna sekretär Viljatusravikeskuses Siiri Uusen, diagnostikakliiniku assistent Birgit Tee, osakonna sekretär oftalmoloogiakeskuses Liia Madisson ja juhatuse assistent Kerli Okkas. Aasta töötajat välja kuulutama palume taas juhatuse liikme finantsjuhi Kersti Reinsalu. Kersti, ole hea. Ja aasta sekretär on Liia Madisson. Liia süstib oma rõõmsa meelega kolleegidesse optimismi. Ta on väga kiire õppija, kohusetundlik ja korrektne. Ta on suurepärane meeskonnatöötaja, kelle peale saavad kõik oma keskuse töötajad alati loota. Ta on äärmiselt kohusetundlik, vastutulelik ja korrektne kolleeg. Aitäh talle! Vaatame ka, mida Liisa ise arvab oma lõppenud tööaastast, oma töö kõige olulisematest ülesannetest ja kõige meeldejäävamatest kogemustest. Oma lõppevale tööaastale vaatan ma vastu positiivse joonega, et on olnud keerulisi olukordasid see aasta, aga oleme ilusti välja nendest tulnud. Minu ameti kõige olulisem ülesanne on tagada patsientidele vastuvõtuaegasid ja nende jaoks ma üritan teha seda professionaalselt, kvaliteetselt ja sõbralikult. Kõige liigutavamaid kogemusi on väga palju, et eraldi neid välja tooma ei hakkaks. Aga ma arvan, et üks põhilisemaid on see, et oleme toiminud ühtse meeskonnana. Palju õnne, Liia, siit stuudiost. Meie järgmine kategooria on aasta mittekliiniline tugispetsialist 2020 ja patsientide sooja sõnu. Kõnelevad armastatud näitlejad Evelin Võigemast, Elisabeth Reinsalu ja Andrus Vaarik. Suur tänu mittekliinilistele spetsialistidele. Lapsel oli soolatüügas ja läksime seda eemaldama Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Arsti vastuvõtt toimus elava järjekorra alusel. Pidime kahjuks lahkuma, sest järjekord oli pikk ja laps ei suutnud enam paigal püsida. Läksime tagasi registratuuri, et uurida uue võimaliku vastuvõtu aja kohta. Seal töötas nii tore naine, kes jagas lahkelt soovitusi, millised on parimad päevad ja kellaajad, kui on suurem võimalus kiiremini vastuvõtule saada. Mulle kõik meeldis. Alates ambulatoorsest vastuvõtust ja telefonivestlusest enne operatsiooni. Väga asjalik ja konkreetne vestlus assistendiga. Haigete vastuvõtus sõbralik ja viisakas suhtlemine. Ja doktor andis korrektselt ülevaate, mis hakkab minuga toimuma ja vastus küsimustele sõbralikult ja arusaadavalt.
meditsiiniline personal osakonnas, noored, kaunid, tublid ja opiploki töötajad väga kiired ja rahustavad. Söök ka maitses. Osakond puhas ja kenasti remonditud. Palju õnne ITK 235. aastapäeval. Ühel päeval jalutan Kristiinesse näitustki vaatama. Tahan tänada Ida-Tallinna Keskhaigla töötajaid, kes tegelesid minuga minu keerulises olukorras. Sattusin haiglasse erakorraliselt. Saadud diagnoos oli ootamatu ja olukord minu jaoks emotsionaalne. Teie töötajate poolne vastuvõtt ja tegutsemine oli soe ja toetav. Tundsin, et olen hoitud ja hoolitsetud. Daamid ja härrad, aasta mittekliiniline tugispetsialist 2020. Nominendid on IT-osakonna spetsialist Olgert Mihhaljov, teenuste arenduse osakonna grupijuht Pille Kadakas, emadusnõuandla sotsiaaltöötaja Marika Lass, ravianalüüsi osakonna spetsialist Jelena S. ja majandusosakonna lihttööline Jüri Markov. Kersti, ole hea, kes on võitja? Ja aasta 2020 mittekliiniline tugispetsialist on Marika Lass. Marika on kolleegina asendamatu ja oma sotsiaaltöötajana musternäidis, kes teeb oma tööd suure südamega ja kirega. Talle lähevad korda nii töötajate kui patsientide mured. Temas on väga palju empaatiat, mõistmist, järjekindlust ja ratsionaalsust, aga samas on ta ka väga südamlik. Marikat hindavad kogu tema naistekliiniku kolleegid. Aitäh talle! Me küsisime Marikalt, mis teda tööl rõõmsaks teeb, mis südant soojendab ja mida tema sooviks oma kolleegidele. Oma töös ma olen orienteeritud lahendustele ja rõõm tuleb siis, kui mu teadmised ja oskused töötavad. See tähendab seda, et ma olen saanud kedagi aidata. Ma olen meeskonnatöö tegija ja mu rõõm on siis, kui meeskonnatöö toimib. Ma rõõmustan oma patsiendi ja kolleegi heast sõnast. Ja mulle meeldib, kui mu tööpäevades on väikesed mured. Selle aasta ilusaim hetk oli kahtlemata sügisel, kui helises mu telefon. Ja ma hakkasin rääkima ühe vanaemaga, kes tänas mind 40 minutit jutti selle eest, et ma olen võimaldanud tal kohtuda oma lapselapsega. See lugu hargnes lahti suvel, kui meile tuli sünnitama üks noor naine, kes oli oma rasedust varjanud iseenda ja oma pere ees. Tal oli mõte, et ta ei hakka oma last kasvatama, sest et ta ei olnud valmis. Ja siis me hakkasime temaga rääkima ja julgustama teda oma lapsega kohtuma peale sünnitust. Me võtsime ta hirmud maha, me aitasime tal kõik ettevalmistused lapsele teha. Ja siis, kui laps oli sündinud, siis see laps oli ema kaisus alates sünnist kuni viimse hetkeni ja ema oli valmis koos lapsega koju minema. Ja veel haiglas oleku ajal julges see noor naine helistada oma perele ja anda teada, et tal on sündinud poeg. Ja me teame, et sellel pojal või sellel poisil on imeline perekond hetkel ja temaga on kõik hästi. Oma kolleegidele ma soovin üksteise hoidmist ja märkamist, kannatlikkust, rõõmsalt meelt ja sõbralikkust ja tervist.
Suur tänu sulle selle liigutava loo eest ja palju õnne sulle, Marika. Järgmine kategooria on aasta kliiniline tugispetsialist. Kuulame, mida kõnelesid patsiendid Linnateatri näitlejate suude läbi. Patsiendi tänusõnad kliinilistele tugispetsialistidele. Väga tänan oma füsiot. Super. Esimese võimlemisega jalad all. Mina olen tänulik. Siin raviloleku ajal koheldi igal sammul väga abivalmilt nii protseduuridel kui olmel. Hea teenindamine aitab kiiremini terveneda. Tänan väga meeldiva ravi eest. Osakonnas viibimine oli puhas rõõm. Tahaks tänada kogu personali meeldiva koostöö eest. Erilised tänud füsioterapeudile, tänu kellele möödusid pikad päevad hetkega. Väga lahke ja abivalmis. Teie ees on aasta kliiniline tugispetsialist 2020. Nominendid on molekulaardiagnostika labori vanemspetsialist Viive Herne, apteegi juhataja Ülle-Helena Meren, proviisor apteegis Katrina Luik ja logopeed statsionaarse taastusravikeskuse esimeses taastusraviosakonnas Kadri Toom. Aasta kliiniline tugispetsialist on apteegi juhataja Ülle-Helena Meren. Palju õnne! Ülle eestvedamisel on kaasajastatud apteek Peamajas. Lähiajal viiakse ravimite valmistamine uuele tasemele ja luuakse võimalus ravimite aseptiliseks valmistamiseks. Ülle on andnud suure panuse Kuressaare haigla lahustamiskeskuse avamiseks. Kõige selle kõrval leiab Ülle aega ka kolleege toetada, neid koolitada ja oma positiivsusega innustada. Üllega koos töötada on lihtsalt rõõm. Palju õnne ka siit poolt ja kuulame, kuidas Ülle ise iseloomustab oma tööd ITK-s, mis on tema töös tähtsaim ja mis jääb meelde. Loomulikult lõppev aasta on kõigi jaoks olnud erakordne. Ma arvan, et see on üks suur õppus olnud seoses COVIDiga. Selles aastas oli palju teadmatust, ootamatuseid, võib-olla hirmu või rohkem küsimusi kui vastuseid. Aga selle positiivne pool on võib-olla sellepärast, et igas negatiivses olukorras me õpime kiiremini, teeme muudatusi, ei ole mugavad ja õpime palju uut juurde. Ma arvan, et lisaks sellele, et meil on olnud COVID-i aasta, tegelikult apteegi seisukohalt on olnud hästi töine aasta. Meil on käsil olnud 3 erinevat remonti. Suvel tuli pool apteeki ära kolida, kohe ootab meid tagasi kolimine. Nii et lisaks oma tavatööle organisatoorseid ja arendusi täis ülesandeid on olnud küll päris palju. Apteegijuhina on minu üks peamisi ülesandeid, et apteek ja selle töö saaks tagada haigla efektiivse ja kiire töö. Et arstidel, õdedel oleks olemas ravimid, et oleksid olemas ravimitega seotud info, nõustamine ja kogu sellega seotud. Apteegijuhina apteegisiseselt ma arvan, et minu ülesanne on juhtida inimesi, olla toeks, eriti sel aastal, kus oli palju erakordseid sündmuseid, informeerida, vestelda inimestega, motiveerida ja lõpuks ka tunnustada, kui on hästi tehtud. Et ma arvan, et see töö personaliga on üks olulisemaid punkte. Vahel kipun ma ise ka unustama, aga tegelikult olen ma siin haiglas 3. põlvkonna meedik Meren. Minu vanaisa töötas siin naistearstina doktor Richard Meren, oli tema nimi. Minu vanaema doktor Õilme Meren oli siin majas silmaarst ja minu tädi doktor Merike Meren, samuti silmaarstina pikki aastaid töötanud. Ja kui ma siia tööle sattusin, siis tegelikult mitte üldse sellepärast, et mul oli tohutu patriotism oma eelkäijate tööd jätkata.
Pigem mulle tehti pakkumine, ma ei olnud sellest üldse võib-olla nii vaimustuses, ma ei osanud midagi haiglast oodata. Ja mu tädi soovitas mulle, et kõiki võimalusi tuleb haarata, kõike tuleb proovida. Ja ma otsustasin, et hästi, ma tulen ja proovin. Aga ma arvasin, et võib-olla mulle ei meeldi see ja ma lähen tagasi jaemüüki. See kõik oli 9 aastat tagasi ja täna ma võin öelda, et see teekond on olnud hästi-hästi põnev ja mul on endiselt väga põnev ja aina põnevamaks läheb. Ma arvan, et siin haiglas on nii palju neid liigutavaid hetki just tänu sellele, et see personal, kes siin töötab, selline imeväärne aura, mis siin on, selline hea keskkond koostööks, et noortele on uksed avatud ja vanasid hoitakse, et kõike on võimalik teha, tule ainult ja tee. Et ma arvan, et see on see kõige erilisem asi selle haigla puhul, meie personal. Nii haiglas, nii apteegis, kogu see seltskond ja koostöö on kõige toredam asi. Aitäh sulle ja palju õnne, Ülle. Meie järgmine kategooria on aasta hooldustöötaja 2020 ja Linnateatrist kõlavad patsientide tänusõnad. Tänusõnad hooldusabilisele. Tahaksin tänada hooldaja Leenat, kes ei pidanud paljuks patsiendist ema väsinud selga masseerida ja oma sooja suhtumisega jääb kauaks meelde. Aitäh hooldaja Leena kirurgia osakonnast. Rohkem Leenasid oleks haiglatesse vaja. Olin teie haiglas ravil ja võin öelda ainult kiitvaid sõnu. Eriti ilusasti töötas X. Kui alustas tööd, siis esmaselt tutvustas ennast. Ka teised hooldajad olid tähelepanelikud ja abivalmis. Hooldajate töö on väga raske. Seetõttu mõnikord on nad valjuhäälsed, mis on tööspetsiifikale omane. Ma olen äärmiselt tänulik siinsele personalile, medõdedele ja hooldajatele. Ma olen lihtsalt vapustatud, kuidas nad töötavad, sest see töö on ääretult raske. Aga nad alati naeratavad ja aitavad, kui vaja. Müts maha nende ees, nagu öeldakse. Mütsi ta siiski maha ei võtnud, aga aasta hooldustöötajate nominentide hulgas on lisaks patsientide hooldajatele ka andmete hooldajad. Nominendid on Neuroloogiakeskuse hooldaja Aster Urbel, Lülisambakirurgia keskuse hooldaja Viktoria Raadik, Niina Fedosseeva, hooldaja günekoloogia ja päevaravi osakonnas, Age Lepik, andmetöötleja patoloogia keskuses, meditsiiniseadmete hooldaja silmaoperatsiooni keskuses Kalina Nevelskaja, statsionaarse taastusravi keskuse esimese taastusravi osakonna hooldaja Natalia Tsalko, hooldusravi keskuse esimese õendusabi osakonna hooldaja Julia Peters. Kes on võitjad? Ülle, ole hea. Aitäh. Aasta hooldustöötajate nominentidest 3 enim tunnustust pälvivad kolleegi on Kalina Nevelskaja, Age Lepik ja aasta hooldustöötaja on Viktoria Raadik. Palju õnne! Viktoria on multiprofiilne kolleeg, kes on valmis lisaks oma põhitööle lülisambakirurgias appi tõttama ka muudesse üksustesse. Viktoria päikseline süda toob sära igale poole, kus ta on ning muudab helgeks nii patsientide kui kolleegide päevad. Palju õnne! Teie ees on Viktoria tagasivaade lõppevale tööaastale ja tema ameti olulised aspektid.
Ma võin öelda, see aasta oli raske, aga ikkagi me olime ja elame edasi ja ma loodan, järgmine aasta tuli palju parem, kui oli. Kõik ülesannet on oluline, aga ma armastan oma töö, kõik ülesannet on olulised. Kas te teate, iga päev toob midagi uut ja raske valida? See on haigla, siin võib juhtuda iga juhuks asjad ja ma ei saa vastata täpsemalt, mis ei tulnud kohe pähe. No, ma loodan, on huvitavam veel tuleb. Palju õnne sulle, Viktoria! Ja meie siin Mektori otsestuudios on tšellokunstnik Marcel Johannes Kits ja kõlab Tõnu Kõrvitsa Rändaja laul.
Suur tänu sulle, Marcel Johannes Kits, selle kurbliku rändaja laulu eest, mille on kirjutanud heliloojad nagu Kõrvits. Järgmisena me tunnustame aasta õendustöötajaid ja Elisabeth Reinsalu, Andero Ermel ja Märt Pius kõnelevad patsientide sõnadega. Tänu õdedele. Ise olin stressis, laps higine ja nutune, liftiga alla jõudes tundus juba, et isaga kohtumisest ja kojusõidust saab üks ebameeldiv kogemus. Kui me väljapääsu juures oma kompsude ja lapsega seisime, läks lihtsalt mööda üks ämmaemand, küsis, kas on abi vaja, aitas lapsele õuekombenisooni selga, pani ta turvatooli, aitas kinnitada rihmad, laps rahunes ja olimegi koju minekuks valmis. Sellel ootamatul abikäel oli minu jaoks väga suur väärtus ja ärevil esmakordsete lapsevanemate jaoks oli selline lihtne märkamine täiesti imeline. Koju minemise kogemus, mis oleks võinud olla närviline ja stressirohke, muutus järsku ilusaks. Olin haiglas mõned nädalad. Tahan avaldada tänu tervele meditsiinipersonalile ning eriti südamlikele õdedele. Nad on Eestimaa ema Teresad. Nende soojad käed ja pilk julgustavad ja annavad lootust. Teie meeskond on soe, hooliv ja sõbralik. Kuni selleni välja, et peale operatsiooni, kui loivasin koridoris esimesi samme, kutsus õde mind aknale poegi hauduvat kajakat vastasmaja katusel vaatama, et mu tuju tõsta. See oli lihtsalt väga armas. Soovime tänada teie osakonna õdesid ja hooldajaid meie õe hoolduse ja hoolitsemise eest. Teie olite meie toeks sel keerulisel ja raskel ajal. Teie hoolivus, mõistmine, tugi ja suhtumine andsid meile jõudu ning lohutust. Teie professionaalsus ja empaatiavõime, vastutulelikkus ja osavõtlikkus on hämmastav ja suurt austust ja kummardust väärt. Kes on aasta õendustöötaja 2020? Nominendid on intensiivraviõde anestesioloogia intensiivravikeskuses Küllike Reineberg, sünnitusosakonna ämmaemand Marge Ratas, molekulaardiagnostika labori laborant Kairi Kalder, õendustöö koordineerija oftalmoloogiakeskuses Kertu Mihelson, ambulatoorse taastusravikeskuse ambulatoorse taastusravi osakonna õde Jelena Petrova, sisehaiguste keskuse õendusjuht Krista Tutt ja hooldusravikeskuse 3. õendusabi osakonna õde Tiina Kitt. Kohe kuuleme, kes on võitjad. Ülle, ole hea. Aasta õendustöötajate kategoorias enim tunnustatavad nominendid on Marge Ratas, Kertu Mihelson ja aasta õendustöötaja on Krista Tutt. Krista on kolleeg, kes ei vaja palju tutvustamist. Küll aga võib siinkohal veel kord välja tuua, et lisaks oma sisehaiguste keskuse õendus- ja hoolduspersonali juhtimisele võttis ta vastu sellel aastal väljakutse avada koos juhatajaga COVID-1 esimene osakond kevadel ja taaskäivitada ka see nüüd sügisel. Krista südameasjaks on läbi aastate olnud õenduspersonali professionaalne kasv ja koolitamine. Krista on andnud märkimisväärse panuse haigla hoolduspersonali ja õenduspersonali COVID-oskuste kompetentsimudeli väljatöötamisse. Tema kaasabil toimuvad õdede teadmisi toetavad täiendkoolitused, sealhulgas e-õppe koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine. Krista,
aitäh sulle selle tööaasta eest. Aitäh sulle, Krista, ja vaatame, mida see amet on õpetanud sulle, mis valmistab sulle rõõmu, mis on tähtis ja mis jääb meelde. Ma arvan, et minu amet on mulle kõige rohkem õpetanud, et kuidas teiste inimestega arvestada ning meeskonnas toimida. Mulle kõige rohkem päeva alguses pakub rõõmu see, kui minu osakonna töötajad on tööl rõõmsad, särasilmsed ja rahulolevalt ning päev kulgeb ilma probleemideta. Siseosakond on oma profiililt väga raske osakond. Nii patsientide poolest kui ka inimestel on palju tööd. Ja kõige soema või liigutavama tunde tekitab see, kui töötaja, kes on korra mingitel põhjustel meie juurest töölt ära läinud, tuleb meile tagasi tööle. Ma arvan, et minu kui õendusjuhi ameti juures on kõige olulisem ülesanne see, et panna oma meeskond toimima nii, et nii patsiendid kui personal oleksid rahulolevad. Palju õnne veel kord Kristale ja järgmisena tunnustame meie arste. Siin Linnateater, palun. Tänusõnad arstidele. Avaldan südamest tänu arstile, kes meisterlikult õmbles kokku minu hirmsa silmaümbruse haava. Tänu temale võin ennast inimestele näidata. Kui minu õnnetus kukkumises midagi head oli, siis see, et minu eest hoolitses tema. Tänan kogu südamest ja enamgi veel kõiki arste, kes minuga haiglas tegelesid. Teie asjatundlikkus ja hoolivus olid mulle ning mu perele suureks ja vajalikuks toeks. Mul on tänini mõistatus, kuidas te suudate oma meeletu töökoormuse juures olla pabinas patsientidele toeks. Teda julgustada peaaegu et iga õhtuste telefonikõnedega ning uuringu tulemuste kohese teavitamisega. Suutsite anda mulle tagasi kindlustunde, et elame veel ja tegite seda niisuguse pühendumusega, otse kui oleks teil ainult üks patsient, see tähendab siis mina. Kuigi ma tean, et teie mõtted on korraga paljude murede ja paranemiste juures. See ebaharilik juhtum oli meie perele, kes oleme kodumaisest meditsiinist olnud aastaid eemal, oluline kogemus, mõistmaks, kui head on Eesti arstid ja kõik teised, kes haiglas töötavad. Sügav kummardus. Loodan või õigemini olen kindel, et teil jätkub samasugust hoolimist ja pühendumist veel paljudeks aastateks. Sest minusuguseid pabinas patsiente aitab vahel hea ja selgitav sõna rohkem kui kallis ja mürisev masin. Pikka ja emotsionaalse hüüatuse lõpetuseks tahan vaid öelda suur aitäh teile kõigile ning vastupidamist teie keerulises, aga õilsas ametis. Kallid sõbrad, kes on aasta arst 2020? Nominendid on anestesioloogia intensiivravikeskuse anestesioloog Maarja Hallik, neonatoloogia osakonna pediaater konsultant Annika Tiit Vesingi, hematoloogia laboriarst juhtivarst Ellind Lind, sisehaiguste keskuse juhataja Alice Lill, infektsioonikontrolli osakonna infektsioonikontrolli arst konsultant Aino Rõõm ja ambulatoorse taastusravi keskuse ambulatoorse taastusravi osakonna taastusarst Malle Lõhmus. Aasta töötajat välja kuulutame palume juhatuse liikme ravijuht Ene Hallingu. Ene, ole hea. Aitäh! Nominentide hulgas soovin avaldada tunnustus esimesele 3 kandidaadile. Doktor Ellin Lind, doktor Annika Tiit Vesingi ning aasta arst on doktor Alice Lill. Palju õnne! Doktor Lille iseloomustavad suur töövõime, pidev uute suundadega kursis olemine ning kõikide kolleegide toetamine ning julgustamine.
Sellel aastal on Sisehaiguste Keskuse ja doktor Lille eestvedamisel alguse saanud ka meie COVID-osakonnad. Suur tänu talle! Aitäh Henele ja ka Alice'ilt küsisime, mis on tema töö tähtsaim osa, liigutavaim kogemus ja mida tähendab tema jaoks töötada ITK-s? No minu see viimane tööaasta on olnud niisugune Ameerika mägedel kihutamine selles mõttes, et tuli uus haigus, mida me üldse alguses ei arvanudki, et sisearstid sellega tegelema hakkavad. Ometi sai see siis nii esimese kui nüüd ka teise laine ajal nagu meie keskuse tööks. Me oleme hästi palju õppinud, me oleme pidanud tegelema meeletult igasuguse logistika, ümberkohanemise, inimeste õpetamise, infektsioonikontrolli ja selliste asjadega, mida nagu paljud arstid ütlevad, et nad ei ole mitte kunagi elus kokku puutunud ja ma loodan, et 4-5 aasta pärast on see asi meie elust nagu ära kadunud. Minu töö üks väga olulisi ülesandeid on see, et ma suudaksin ühte meeskonda või õigemini ma saan öelda naiskonda Sisehaiguste Keskuse osas koos hoida, püüda neid kogu aeg toetada, aidata välja mõelda, kaasas käia kõikide uute väljakutsetega. Ma püüan nagu hästi palju olemas olla nende kõikide jaoks ja samas mitte unustada ise ära ka haigete ravimist, haigetega tegelemist, pidevat enesetäiendust. Mind arstina liigutab kindlasti see nagu kõiki arste, kui nende rasked haiged terveks saavad. Aga mind liigutab ka see, see tunne, kui ma tulen hommikul tööle ja ma tulen imetoredasse seltskonda, et ma tahan siia tulla. Mind liigutab kindlasti ka see, et meil on võimalus praegu oma arstidega töötada väga heades kaasaegsetes tingimustes ja ma näen, et see motiveerib inimesi. Ja üldse see, et haiglal läheks hästi, et kõikidel kolleegidel läheks hästi. Palju õnne aasta arst doktor Alice Lill ja enne aasta meeskonna väljakuulutamist esineb meile tšellokunstnik Marcel Johannes Kits, kes mängib meile liigetissonaadi teise osa.
Daamid ja härrad, teile esines tšellomuusik Marcel Johannes Kits. Bravo! Kallid sõbrad, esmakordselt ITK töötajate tunnustamise ajaloos anname me sel aastal välja ka aasta meeskonna tunnustuse. Selle taga on olnud väga keeruline ja väljakutse täis aasta. Ometi olete sellega ülihästi toime tulnud ja selle suurepärase töö taga on alati hea meeskond. Aasta meeskond on inimesed, kelle panus oli ja on märkimisväärne koroonakriisi lahendamisel ja seeläbi kogu tervishoiuteenuse ning haigla järjepidevusse patsientide ning kolleegide jaoks. Kallid sõbrad, aasta meeskond 2020. Doktor Kai Sukles, sisekliiniku juhataja. Sisekliiniku assistent Sinika Jarinen. Kirurgiakliiniku õendusjuht Kristin Lihtfeld. Infektsioonikontrolli osakonna juhataja doktor Aleksei Nelovkov. Infektsioonikontrolli arst konsultant doktor Aino Rõõm. Kantselei juhataja Varje Pohlasalu. Juhatuse assistent Kerli Okkas. Kesklabori juhataja doktor Liisa Kuhi. Hankeosakonna juhataja Katriin Alasoo. Klienditeenindusjuht Lea Karik. Naistekliiniku juhataja doktor Brigitta Tamm. Ja naistekliiniku ämmaemandusjuht Vivian Arusaar. Vaatame, mida on hea meeskonnatöö kohta öelda meie juhatusel. Aasta 2020 parimate meelespidamine. See on meil ka midagi uut. On uut see, et me kuulutame välja haiglameeskonna. Haiglameeskonna ajal, kus me kõik räägime mina. Aga see aasta on haiglas näidanud, et peab olema meie. Kui meie oleme tublid, kui meie üksteist toetame õlg-õla kõrval, ainult nii me suudame probleeme lahendada. Aitäh teile! 2 pead on alati parem kui 1. Koos sünnivad paremad otsused ja lahendused, mis aitavad meil üheskoos edasi minna. Me ei saa muuta tuule suunda, aga me saame valida õiged purjed. Ja neid koos valides on isegi tormisel merel meresõit sujuvam. Me proovime saada nüüd ühendust doktor Kai Suklesega, et kuulata, millised on emotsioonid pärast tiitli pälvimist. Tere, doktor Sukles, kas te kuulete meid? Ja kuulen ikka. Kas teil on õnnestunud ka seni olla arvutiekraani juures, teate, millest jutt käib? Ja, ma olen vaadanud kogu ülekannet, väga vahva on olnud. Doktor Sukles, millised on teie emotsioonid hetk pärast aasta meeskond 2019 kollektiivi nimetamist? Mis teie arvates teile selle au tõi? Emotsioonid see on hästi armas, et selline kategooria loodi ja et meie tegevust nii-öelda ka tunnustatakse sellisel moel. Aga jah. Mida te soovitaksite ka kõigile teistele, milliseid häid ja hästi toimivaid näpunäiteid jagaksite, et head eeskuju saad võtta? Vaadake, oluline ongi see, et kui olukord on stabiilne, siis on hästi kerge töötada. Aga kui tekib kriisisituatsioon, siis tegelikult me avastame enda kõrval hästi palju kolleege, kes on suutelised just nimelt kriisis toime tulema hästi. Ja meil on väga-väga hea meeskond. Me oleme selle kriisiga saanud väga kenasti hakkama. Nii et... Millised on teie soovid oma kolleegidele
lõppevaks aastaks ja uueks 2021. aastaks? Praegused soovid on hästi lihtsad, et pidage vastu. Aitäh teile, doktor Sukles, ilusaid lähenevaid jõulupühi ja suur tänu kõigile nominentidele, värsketele aasta töötajatele, austatud juhatuse liikmetele ning kõigile, kes meid täna siit otsestuudiost on arvutiekraanide tagant jälginud. Uued suured teod ja väljakutsed ootavad meid ees ja ühes me võime kindlad olla, meil on väga suurepärased kolleegid, kellega neid tegusid korda saata ja väljakutseid koos vastu võtma. Me anname enne tänase sündmuse lõppu veel kord sõna doktor Ralf Allikveele, palun. Hea Mare, aitäh sulle selle eest, et sa oled need aastad meil olnud parimate meelespidamisel, et sa oled alati olnud meie kooriga, et sa oled suutnud meie koori endiselt hoida nii hästi helisevana. Ja meie tagasihoidlikud lilled sulle tänutäheks selle eest, mis sa oled teinud ja loodaks, et nad ka veel jõulude ajal on nii värsked, nagu nad praegu siin on ja sama kaunid. Aga head inimesed, head kaasteelised, kaastöötajad, hoidkem iseennast, siis võib-olla suudame me hoida teisi. Kaunist jõuluaega, meeldivat, rahulikku aastalõppu. Meie kaunist pidulikku päevastuudiot jääb lõpetama Ida-Tallinna Keskhaigla segakoor. Soovin teile kõigile kaunist ja õnnelikku jõuluaega. Olge terved!